Tere tulemast! Jõudsime Narva. Nii nagu ka Pärnus lubasime, siis oleme kohal. Tervet korrad Narva. Asi on lihtne, uurime elu, naudime meelu, mida pakutakse nii palju siin selle viirusleviku ajal. Aga pole varem mina isiklikult Narvas mitte korda käinud, nii et kõik on siin uus. Minu jaoks Ranno vist on... Ma olen ühe korra käinud, operaator ka siin kunagi midagi asjatas, nii et kõigile uus kogemus. Nii et lähme uurime, mis Narva meile pakkuda võib sellel ilusil kevadisel päeval. Ühesõnaga, Narva Siljars kohe on siin see piiripunkt, tuleb see ei kellegi maa. Aga ega ma ei teagi, lähedal võib minna, filmida võib üldse seda asja, vast ikka võib. Ei ole midagi saladuslikku. Seal ju näiteks ju mõnda asja ei või filmida kuskil. Et drooniga näiteks ei saa siin tsoonides üldse tõmmelda, operaator uuris seal lubasi värke. Tollipunkt, meie asukoht siis siin. Peame saama siia. Et me võtame lõunatust midagi, leidsime sellise vene pärase koha. Ranno teab seda nime. Petskila Votski, tuntud ka kui Savotski, Vajotski. Et käime seal ära, aga mulle meeldib, et siin on tegelikult kõik suht lähestikku. Et Prismat pidime külastama, hästi tuntud Narva Prisma. Ja ei, kindlasti on promenaad meil tulekul siin. Mööda seda ilusat veekogu läheb siin. Võib-olla käime ujumas ka, nii et... Jah, siin on väikesed plaanid teil, et siin soovitati jäisest suplust oleks selline hiline talisuplus kevad. Ega põhimõtteliselt ja üritame siin raskel ajal, koroona ajal, ma ei tea, tutvuda linnaga. Ja ei, tegelikult on tore, esmamulje, mis me võime öelda. Inimesi liigu nii palju ja maskid on ikkagi ees, kui te arvasite võib-olla, et siin Ida-Virumaal on inimesed hästi suva. Mul ei ole tegelikult, ma näen väga palju maske. Rohkem kui võib-olla Tallinnas isegi. Ega vahet ole jah, mis linn sul on. Kõigil on sama seis ikkagi. Et lähme uurime, võtame süüa midagi, saame juba selle elu käima ja õhtu lõpetame väikese pitsiga, väikese õllega, nagu ikka reisil on kombeks ja... Õige. No, mina ja Ranna nii hästi venekeelt ei oska, aga ta ütles, et tal on mingi trikk, mis ma siit välja loen, et linn Narva tegi siin 26 juuli oli midagi, aga mälestusmärgiga on tegu. Mis sa kasutad, Ranno? Põhimõtteliselt Google Translate'il on selline asi, et sa näitad kaameraga peale tekstile, siis ta üritab seda translate'ida. Aga praegu sa ei tööta millegi pärast, sa võid siia näidata. Näe ühendused ja osad. Miks ta on nii saamatu praegu? Aga me näidki sellist asja. Vene keeles. Linnaga lahingud. See paneb nii mööda praegu. Ega ma mälestan, kui Google Translate'i kunagi kasutasin, oli sama mööda. Ja siin on head jääline tõrjedest. Narva atraktsioonid. Kui välja võtteid otsima. Läheb. Näiteks kui mängida üht geograafia mängu nagu GeoGuessr ja kui nad satud Narva näed seda, siis sa saad aru, et sa oled Narvas. Aga mis asi ta on seal üle? Maja otsas on vist veehoidla, nagu ma aru saan. Aga minul tekkis natuke parakad, kui ma elaksin. Nagu nii suur konstruktsioon niimoodi üles ehitatud, eks ta kindel ole tegelikult. Aga tõesti selline ainulaadne ja omapärane. Ma pole seda kuskil varem küll nagu tähele pannud Eesti linnades, ma pole sellist asja näinud varem. Jah, see on vaatamisväärsus.
Jah, nime pole. Kõnnime siin tegelikult esimesse söögikohta, võitsime sellise ikkagi venepärase restorani, aga esimene üllatus minu jaoks, et KFC on ka tegelikult toodud. Kaugustes näha seal Rimi kõrval, taga paistab ka Selver, Olümpikasiino, nii et ma ütlen, elu käib siin nagu igas teises Eesti linnas, mingit vahet pole. Et võibolla kui poisid tulid Narva tegelikult vene toite proovima, siis õhtu lõpetatakse ikkagi KFC kana süües. Olemegi jõudnud keskusesse Fama. Huvi, jah, segasin korraga, ei tea, mis see tähendabki midagi. Aga endiselt söögikoht on siin, kus lubati ikkagi traditsioonilist vene toitu. Nii et saame äkki pelmeenid ligi tõmmata, mingi supi, seljanka. Ja saame kõhud täis ja saame selle peo käimas juba vaikselt. Siin ikka elu käib kindlasti. Elu käib. Juba mingi turvameestel käis venekeelne tekst ja eks siin ole kõigil käed, jalad tööd täis praegu. New reality. Keskus on tõeliselt suur tegelikult, see Fama keskus ja väga ilusalt välja. Ja. Kõik asjad olemas, ei ole mingit küsimust. Burger on seljad. Me otsime seda kohta siin, üritame Lapski Vabatški. Kohe me ütleme õige nime, me praegu veidi. Lapski Vabatški. Jep, see ongi. Nii. Betški, Lavotški, Russian National Food ja seda me otsin tere päev. Otsime mingi kõhutäie endale, proovime ikkagi sellist venepärast toitu ja toome selle vahetu kogemuse teieni. Igastes mina võtan seljanka ja jäätis. Ja. Teeme suure, jah? Ma olen ikka suur poiss, nii. Hapukorraga? Natukene, jah. Jah, piisab. Borš ka sobiks ju? Samas ma tahan. Segusud on tead, mõlemad korraga. Tervisud korras. Nii. Tegelikult ma võtaks jäätis ka. Vaniilijäätis. Jah. Ma olengi vaniljesõber. See mees on nagu kohalik siin, tead. Morssi, kõik, hapukoort. Aga väga äge teenind, jah. Räägib eesti keelest, vene keelt. Et kõik saab ära räägitud, mingit probleemi pole. Rannas oli juba mingi karamelli täidisega šokolaadi jäätist. Aga mina olen pelmeenid üle, nagu ikka. Ja siin on kõike muud praadi ka. Ja, siin valib suur, mis me hoiame. Ja tegelikult hinnad, kui sa vaatad hinnakirja. Mul hinnad oli liha otsas meelt väga vaata. Sealiha 3,20 aine, hakkliha pallid mingi 2,80, veisikeel 2,90. Et liha on ikka tegelikult väga hea. Ja päevapakkumine tegelikult 2,80. Võt see on see, mis mul jäi praegu märkamata. Big Boys. Arvates, et kartult kõrvale panna. Võib-olla me võtame päevapakkumise. Sina võtta päevapakkumisel seda mekki. Et tegelikult hind 2,80, mis ta Tartus on? 3,80? Euro kallim tegelikult. Võtsin lisaks ka veel jäätise karamelliga ja seljanka. Kuum ja soe. Yin ja yang. Koorene ei ole vaata vanema tehtud kahjuks, et seljankas, et öeldakse nii, et paned selle lusika siia, pead jääma seisma. Aga kuna tegemist on lihtsalt söögikohaga, siis ma ei hakka sellist asja ju küsima. No mis tegelikult on hea, et sa said kohe kätte vaata söögi, jääb kohe valmis. Aga siin 50 sendiga sai kompoti osta. Juba venepärasem märk ütleks või selline vanaaegsem. Ma mäletan lihtsalt, et põhikoolis sai seda joodud. See lahjalt tehti meil vahepeal magustoiduna. Aga väga hea, mina mäletan, et vahukoort sai peale panna. Mis sa naersid siin? Et kogu magustati lahjakoolis lihtsalt kompott, suur ämber kompotti keset lauda. Ja see on ka ahjakooli maitse. Ja tegelikult on kompott jumala hea. Aga mina mäletan, et vahukoor oli meil peal ja mingi äkki mari oli peale pandud. Okei. Sul ei ole meeles või? Mina ei söönud, ma andsin teistele. No nii, saabus minu vanille, karamelli,
staffiga, kreemiga, mida iganes, mis on. Ja üks sigar. Nagu näha, siis Ranno tuli ikkagi Narvasse puhkama, võtab siin maugustades kõik ligi endal kohe. Aga näeb hea välja küll. Kiirus 5 minutit. Nagu kookose pall oleks natuke. Maitse 10-10-10-st. Võid proovida. Ma mekin ka, jah. Karamelliga on ikka räige hea. Karamell on alati hea, mulle karamell väga maitseb. Nii, nagu näha, operaator ees on korralik päevapraad. Et äge, et pikk poiss on pandud siin nagu muna sinna keskele pandud. Ma pole sellist tehnikat näinud tegelikult. Ma ei ole ka näinud sellist. Aga muna meile maitseb, nii et tegelikult see on väga hea lahendus, mida peaks teisedki proovima. Kartul kõrvale, salatit kõrvale ja jällegi tuli väga kiirelt tegelikult toit kohale. Väga balansseeritud. Jah, näeb hea välja, väga hea. Siin pilmeene tuuakse sellises kausis ja näha, et värskelt tehtud või sulab siin auravad. Et sellised pilmeene mina pole tegelikult väga kaua söönud. Ja võib-olla sellised valmistatud mitte kunagi. Kunagi kodus keegi keetis, siis ma mäletan. Ja muidugi hapukoor kõrvale nagu käib. Aga ma kaua teid ei hoia siin. Maitseme ära, ilusti läbi keedetud. Võiga kokku, hapukoorega kokku. Kuum, aga väga lihaka. Korralik lihakäntsak on sees, ei ole mingi väikest tükki pandud sulle kuskil jäänud, vaata läbipraad, siis ammustad tuleb ainult ümbrist. Aga liha on korralikult sees. Selline võisula on siin peal, et sellist võist pilmeeni ma pole ka söönud ja sobib kõik jällegi. Maitse on väga hea ja tore teenindus jällegi. Praegu guugeldame, et väikese õlle tahaks teha nüüd aina paaris, kuskil kohalikus paaris. Et tegelikult siin see Famma keskusna söögikoht võib-olla sellepärast oli veidi kehv, ei ole nagu kohalik toit, aga ei ole sellist nagu võib-olla kohalik õngu, ikkagi selline kommertslik on kõik siin. Et siin enne kirustasin ette ka ütlesin, et oi, päevavraad 2,80. Andke andeks vale info levitamises korra. Liha on küll 2,80, aga lisanid järjest läksid juurde. Kartul oli 2 eurot, 1,90 äkki midagi. Salat kõrvale veel mingi €50, €20. Ja niimoodi lõpuks selle päevaprae hind nii-öelda tuli 5 kanti, 5-6 kanti, et sinna kanti, et ei ole midagi odav. Aga muidugi, mis ma saan aru, keskuses üleval korrusel hea asukoht ja toit oli ju maitse tegelikult ikkagi kõhus ei täis. Et minu pilmeenid maitsid, Ranno sai suppi, operaator sai praadi ja nii me lähmegi, teeme ühe õlle ja ongi juba parem olla. Siin on veidi paranoiline, sest kohe kõnnime mööda kaamera käes siis jälle mingi turumees räägib raadiosaatega, et ma ei tea, kas meid otsitakse taga täna siin. Aga nagu ütlesin, paari minek, õnneks on siin samas nurga taga. Öeldi, et selline retrõng on olemas ja järelikult saab õlli ka. Näha kaubamajas lihtsalt lastele näiteks mingi meelelahutus või siis täiskasvanud meestele. Jänku sõidab rattaga, tasakaalu hoidnud. Oleme ikka endiselt Narvas, aga tore näha, et ka meie kodulinn Tartu on ennast kaugele suutnud välja laenata, isegi Narvas siin esirinnas Tartu Hoiu laenuühistu, nii et alati kodu on südames ja lähedal. Laenud on ka südames. Noh, täna muusikud ka ikkagi, nagu igas suuremas Eesti linnas võib-olla leiab, võib-olla rohkem küll suvel, aga siin juba ka lumi on sulamas, härra juba paneb akordioni. Üritame minna sellisesse kohta nagu Nautica Bar. Näete, selline Orbiti-sugune siht on. Aga mis asja, sa lähed baari ja kuhugi keldrisse, ukse peal pole ühtegi see on pigem kaltsukas vana ja ma veits kardan minna. Jah, nagu Ranno ütles, Nautica Bar läheb nagu niimoodi keldrisse, aga siia tules ka veits nagu inimesed vist saad aru, et ma pole kohalikud, kaamera käes, eksime ringi, vaatame telost, et selline võõras tunnen endal, aga noh, eks igat uut kohta avastades on nii võõras tunne. Ja mis siin muud parata, me ei saa ju siin hakata arvamusi esitama enne, kui me pole midagi proovinud, nii et lähme teeme ühed õlled. Oh my god. Panin meid lukku ja tervis omaid. Pistikul on ka päris hea. Tulime siia baari, õlle on siis vaadist pooleliitrine, pindine näkki isegi, mis ta on, 3 liitrit ikkagi, 2,70 vaadist. Ja tegelikult oli väga tore, aga mis peab natuke vene keelt oskama, loogiline tegelikult, et meil siin operaator õnneks suutis ära kokku viia laused ja mina oskan tegelikult 1, 2, 3 ja piiva nõlu, et saab tegelikult hakkama küll, et midagi rohkem ei olegi vaja koolis õppida võib-olla.
aga mis on meeldiv oli, et see baaridamm tuli meiega rääkima täpsemalt, rääkis, mis te teete, mis te tahate filmida täpsemalt. Ja siis saime sellise poolkatkise vene keelega selgeks, et selline tore retrobaar on, autentne, tore hõng. Ja mis teda kõige rohkem üllatas oli see, et kuidas me seda üles leidsime, et kuidas me siia auku saime nii-öelda tulla auku. Google Maps magic. Jah, et Google Maps, et oli toredalt üllatunud. Ütles, et võite siin natuke ringi filmida, et saate seda õngu edasi anda. Aga mis me ikka rohkem jutustame, lähme kokku Narva terviseks ja näeme juba varsti. Elu tegelikult on odav hinna 3 reini. No nii, enne jõudsime siia kohale, aga meil oli täiesti teine vibe, et story on see, et hakkasime kaubamaast välja minema, see Fama keskus, kes tuli turvanaine. Me filmisime just seda mankit seal, mis seal liikus laes. Mingi suvaline kaader põhimõtteliselt. Operaatorist filmist naine tuli midagi seletama, et ei tohi mingit filmida. Ja siis ütles, minge sinna info leti. Kõik vene keeles, proovisime eesti keeles rääkida, mitte midagi. Oleks saanud öelda need kaamera või ei kaamera, ma oleks saanud aru. Et rääks liiga kiiresti, liiga segaselt. Ja siis hakkas mingi trallallaa seda pihta. Info mingi sinna, mingi infoleti juurde, mille jaoks, ma ei tea. Me lihtsalt ütlesime, et me lähme sinna, panime kaamera kotti, läksime teiselt poolt keskust välja, lihtsalt põgenesime sündmuskohad. Aga ei, ma saan aru, et ei tohi filmi tegelikult, aga lihtsalt see suhtumine oli veidi jama. Aga nagu hakkas siin, juba enne ütlesime, et kontrast on täiesti teine. Umbes samas vanuses on ka see baaridam siin, nagu ta turvatöötaja oli. Ja siin oli hoopis toredam. Me olime samamoodi, vaatame üles kaamera käes, no midagi ei saa aru. Aga siin ta võttis meid omaks. Tuli rääkima. Tuli rääkima meiega, küsis, mida me üldse teeme, pakkus meile õlli, soovitas õlli ja tore on näha, et selline tegelikult ju kõik inimesed on erinevad, sa ei saa ühe inimese pealt hinnata tervet Narva linna, nagu sa ei saa ka hinnata teisi linne, teisi tegevusi. Et tore on näha, et kõik on tegelikult ikkagi siin olemas ja vastuvõtt oli siin väga soe. Ja õlu maitseb hästi, et ma vist enne vastusvõlga, kui Tauras õlu on paadist ja seda mekime siin rahulikult, et naudime seda melu nii kaua, kui siin jätkub. Kurat, ma pole paaris õlli on, ma ei tea, kuna viimati tegelikult. No nii, viimane lonks õllet, Rannole postab juba viinašotte meile. Ei, tegelikult väga mõnus vibe oli siin. Mõnus õhkond eesti keeli siis. Ja õll oli odav, baaridam oli väga vastutulelik, aga edasi me läheks nüüd veidi kultuursemaks. Lähme käime Narva promenaadi läbi, näitame siin Eesti-Vene piir uuesti, kõnnime, päike paistab väljas ja proovime äkki ka mingis sellises poeske, mis on veidi väiksema rahvaga oodatud poodi. Väga imelik lause, aga otsime poodi. Kellel võib-olla veel küsimusi tekkis, see oli Nautica baar ja ta on sellise nurga peal, et võib-olla jääb märkamatuks, et siin on kohe näha China restaurant, kui on vaja otsida. Soovitame tõesti südamest, lahe teenindus, head hinnad ja väga mõnus olemine. Nii, siin on energiajook meestele ja siin on energiajook naistele. Nimi on Neft, nagu välja saab lugeda siit, et isegi sooline erinevus on energiajookid. Et kindlasti me proovime ära. Mina joon meest oma, Ranno joon naist oma. Nagu ikka. Ei, aga selle proovime kindlasti ära, võtame need kaasa. Aga siin on tegelikult veel. Sellest samast seeriast on apelsiini ja mingi jõhvikama. Aga siin on veel suur valik, et mis meie... No, osoon. Et mis me eesmärk siin poest on leida sellised tooted, mida võib-olla tavaliselt Eesti poest ei saa. Tegelikult välimus on väga okei, kõik on olemas, isegi puuviljad, juurviljad, krõpsud, tavaliselt Eesti joogid, aga proovime just leida siit poest midagi sellist, mida võiks ainult leida siit sellisest Narva poolsest poest. Nii, pood jess, selline väiksem poeke. Võtsime siin nosimist küpsist, selline Pringles, mida me pole mitte kunagi näinud. Aga see must kilekott on. Jah, mis me tahame veel välja eraldi tuua, et kilekotti saab mustal kujul. Ehk siis saad poest välja transportida asju nii, et keegi ei näe, mis sul sees on. Väga geniaalne mõte, et ei jää silma nii-öelda prügikotikana. Aga täpsemalt maitsetesti viime läbi sul promenaadil. No Ranna võtab jäätsi nagu ikka. Bravo! Liigima promenaadile. Ja siis tuleb
mina arvan, et tänane päeva tõmbenumber, promenaad, tõesti ilus ja nagu veidi sürr, sest sa vaatad sinna ja seal on Venemaa. 2 inimest püüavad vist kala seal järve peal, on. Mingi inimene kõnnib praegu Venemaalt Eestisse näha punases jopes siit silla peal. Autod liiguvad edasi tagasi. Et lihtsalt nagu tore vaadata, ma pole midagi sellist varem nagu niimoodi näinud. Ja et nii mees mõelda seal Vene majad, et nii lähedal Eesti ja Venemaa. Kiviviske kaugus, viskame kivi Venemaale täna ja ei hakka riskima. Aga tegelikult on mõnus, ma kujutan ette suvel. Suvel on siin kindlasti väga ilus, aga isegi praegu kevadel. Inimesed kõnnivad, naudivad, jalutavad. No, vara kevad on praegu juba käes. Ja eelkevad. Need on Venemaa autotee, kus sõidab. Ma ei julge vaadata. Mu kaameras meil julgeb üldse filmida seal. Ei julgeb ikka. Drooni me päris ottu ei pane. Mis need jooksid aolaid ja need alla 13 minuti? Ma mõtlen, et üks korter ei saa. Naudime promenaadi ja hakkame siis mekkima, mis me poest ossime. Pringelsid sellises huvitavas roosas kapslis on kreveti maitselised, mis ta täpselt on. Kreveti kokteili maitseline suupiste. Whatever means on ju. Jep, eks vaata, mis ta on. Aga kuskil mujal me pole sellist näinud, kolmekis arutasime, et on pringest nagu pringest saab välja ikka. Ma tangi kohe. Soolane. Ausalt soolane. Ei ole midagi hullu nagu. Näksida, miseks täitsa okei. Tavaline leis ju. Ketšupi maitet on tunda. Jaa, see on see ketšupi leis. Ketšupi leis, jah. Aga täitsa okei. Järgmisena on meil komm Timi. Ja siin on kirjas, et see on koore maitseline. Suhkur, maisi, tärkise, siirup. No, kõlab juba ma ei kujita ette, milline see on, aga kommid on suured, siin paar tükk on sees. Üks mulle, teeme lahti vaatama ka. Millest vahukomme võis selatki, ma vistan isegi niimoodi. Noh. Näeb välja nagu memmikaru. Mulle selline komm meeldib. Väga selline ta ei ole piisavalt magus, aga ta on selline hästi kerge ammusta, kuidagi kohev. See on täpselt selline, kus elad külas ja lahka auto tuleb ja sa ostad selle pakis. Ütlen veel, et see on hästi kohevat, nagu läheb niimoodi. Nagu mõnus, pehme. Vahu Vahukomm, aga ilus koore maitse. Väga komm. Nii siis need Nefti energiajoogid, siin on siis kirjas energiajook mehelõine ja siin on kirjas, et energiajook naistele. Siin on Special Woman ka kirjas. Special Woman Edition. Ranno tahab väga mekil seda. Minul peaks olema sellise apelsini maitse siin. Ma ei teagi. Shock fuel! Ma ei teagi, mis tal mida iganes, mingi random sõnad on pannud. Ärge palju energiajoogi jooge, see on ikkagi kahjulik, nagu ma aru saan. Just nagu lihtsalt elamine on ka kahjulik. Leig apelsini mahl. Ei ole nagu energiajoogi maitset üldse. Joodav, aga energiajoogi maitse puudub otseselt. No, mis sul anti nüüd? Ma ei saa mitte midagi aru jälle. Mekki korra seda. Ma arvan, et see on nagu selline apelsini mahl. Ütle, mis see on. Mina ei saa aru, mis on. Lõhn on juba see. Vot ma jään ätta praegu. Mina jään selle kätte. Ma ei oska öelda, mis maitse see on. Ma ei saa aru, mis see on. Mis ta peab olema meil? Kokkuvõttelt võib öelda, et ärge tarbige energiajooke. Jep, et jah, kui on võimalus, hoiduge ennast eemalt. Ostke starterit ja usleri. Jah, kõige parem soovitus. Aga huvitav lihtsalt, et selline toode. Romenaadi. We're going down. Martin. Piiripunkti putkat näha siin. Kaamera on korralik, ei ole mingi väike asi, mis salvestus oli isegi live feed üles. AliExpressist ostet webcam. Et tegelikult siin maik on kohe, kui selline hõng on üleval, et tegelikult ikkagi ju piir on lähedal siin, erinevate riikide piirid põkkumus. All on veets olemas. Aga mis saab, kui sularaha ei ole? Ma ei teagi. Jõhker kusada, no. Teenid promenaadil ja mõtled millestki muud. Siin on isegi kirjeldus, kus mõeldagi. Okei. Projekt on ammu läbi 2014, aga siit on üle viisaks.
naudime siin seda promenaadi ja tegelikult vool on väga tugev siin, et keda huvitab. Kuulda on lihtsalt ja näha. Seisad ühe koha peal ja vaatad. Ja juba on teises kohas seesama veeunnik siis, mida sa vaatad. Ja tegelikult kui visata midagi vette, mis hõljub, siis päris äge, kuldib. Võrus oli Krabi külas, selline järg, mis on Eesti ja Läti poole. Ugo Topp. Me vaatasime siin veel, äkki on mingi vaatamisväärsus nii-öelda, maha jäetud hoone. Leidsime sellise kollase kasti, mis jäi kohe silma. Ja nagu näha, siis siia saab panna teravad ja torkivad jäätmed, et suur vigastusoht. Mõnes mõttes tore pilt, mõnes mõttes kurb vaatepilt. See vihjab sellele, et käiakse palju võib-olla süstimas või midagi sellist, aga teiseks vähemalt üritatakse korjata need jäätmed kokku aine. Et nagu igat pidi, aga mina ütlen, et mina näiteks kuskil teises Eesti linnas pole sellist kasti või kogu näinud. Kas siis need diabeedid ka panevad siia oma süstu? Jah, et igate pidi kasulik kastika kindlasti, ma loodan. Otsime Narva Raekoja platsi. Nagu me näeme, siin on säilinud keskaegne asfalt. Ja siin on, mis see on? Raekoja hoone. Täpselt Raekoja hoone. Ja ega siin midagi väga muud ei olegi vaadatada, vaid lihtsalt seda hoone. Vaadata. Selja taga minul Tartu-Narva kolledž, mis ma veel Raekoja hoone kohta ütlen, näe, kell on ilusti olemas, tegelikult rohkem kasutust ei olegi vaja ühele Raekoja platsile. Kell ja talveks kuusepuu koht. Aga Tartu-Narva kolledž, mis jääb silma, väga ilus kaktus. Nagu ma saan aru, ma olen nüüd mingi arhitektuuri ülevaatajad, siin mingi hindajad, kui midagi muud pole teha. Aga tegelikult ilus koht ja mis seal on kohvik Muna. Ja Ranno ütles, et tegelikult seal oli Google'is hästi hea arvustust selline statistika. Ütleme, et Tärn oli umbes 4,8 oli mingi 500 inimest pand. Tegelikult on ju koht hea, aga meil endal kõht täis, mis me ikka hakkame ronima ja ainult toidu kohti näitama. Aga tahtsime teile näidata sellist kurikuulsat või sellist hästi kurikuulsat. Tahtsime näidata teile Narva Raekoja platsi, mis üllatab enda rohkuse poolest. Ikka nagu alati oled kuskil reisil, otsid sellist kodust maiku, õnneks alati Rüütli tänav, Tartus eelkõige tuntud ikkagi selline peopaik, aga Narvas leiab Rüütli tänava, ka Pärnus leidsime Rüütli tänava, nii et alati tegelikult osa Tartust on südames kaasas ka Narvas. Aga kus ikka viibida Narvas, kui mitte Narva hotellis? Ja, ööbimiskohast me pole võib-olla veel rääkinud, valisime Narva hotelli, tegime tegelikult enne juba sellise early check-in'i, väga tore teenindaja oli, lubas meid poolist tundi varem tuppa, mingit probleemi on, panime allkirjad alla. Ja nüüd näitamegi lähemalt teile võib-olla natuke hotelli sisu ja meie magamisaset, siis meie hotellituba ja läheme juba sisse. Mida veel võib mainida, et hommikul teeme ka seal hommikusöögi restoranis, et me praegu siin ei hakka ronima, et hommikul kell 7 on hommikusöög, äkki oleme ainukesed külalised, saame seal olla nagu kuningakassid. Aga see on ilus foajee, mõnus lõhk. Lift nagu lift ikka. Puututundlik tegelikult. Ma ei ole näinud sellist teinud. Väga mõnus. Aga hästi inimtühjem praegu, muidugi aru saadav ka. Aga nagu teisi inimesi me pole... Kõik on nii vaiksed. Ja vaikne, kui te hästi vaikne. Praegu sisse tulla oli veidi imelik. Autotellid olid väljas, vaata nüüd. Tulid sisse oli kõik nagu. Ma mainukas, kes räägib. 402, sul on see kaart olemas. Muidugi siin on ilus pilt ka suvisemast Narvast vist. Ja. Siin me siis enne olime, nagu ma aru saan õigesti. Ja, siin püüdsid mehed kala. Siin istusime, siit kõndisime. Kõik on selge, Narva linn on juba selge. Aga see on segamini tuba meil äkki natuke vabandali. Tulime pikalt reisid. Aga noh, mis siin on siis? Ütleme hinnaga ära 20 eurot tööd tegelikult, siis 60 eurot kokku, 3 päeval igal ühel enda voodiase hommikuse kinna sees. Praegu see on super. Väike telekas aine, 3 klaasi lauale pandud seal, jooki ootab lihtsalt meil sees. WC oli selline suuremapoolne, et ilma vets nii-öelda. Asjad olemas, pesus saad rahulikult käe aina, käteretid, kuivamas, siin värgid, seebid,
hotell nagu ikka. Mida jah, võib-olla sellist külmkappi ei leidnud, on ju? Ei ole külmkappi. Aga mis ootad, ega sa ei tahagi? Võib-olla veekedu kannuga oled võib-olla vahepeal harjunud. No aga selle hinna eest. Selle hinnast väga, sest 20 eurot ja hommikused ka siin. Väga korralik hind. Aga noh, mis siin eluks vajalik olemas, ilus pärand ja tegelikult nägi väga puhas välja, et ei olnud sellist, ei neilnud mustust või sellist nagu segadusest tuba. Väga korralikult oli puhtaks tehtud, aru saada. Oli vist oodatud meid juba ainukesi külastajaid praeguses Narvas. Ja mis nüüd saab siis? Puhkame. Viskame voodi peale. Natuke väsinud on küll olla. Oleme kogu aeg ringi liikunud ja tegime ära, mis me tahtsime ja õhtul teeme veel midagi. Jah, me enne voodisse ei näitanud seda hüppamist. Hästi pehme on ja jällegi puhtust nagu on nautida, on nagu aru saada, et on puhas. Korralikult tekk, lina, veel mingi topeltekk ja tõesti pehme, vaid ka pehme. Niimoodi, kui ma teen, no näha, et vetrub aine. Ei ole mingi kõva põrandu veel magame. Et unid on täna hea, sest samme on juba kogunenud meil üle 15 000 kogunud juurde. Magasime paar tundi ja nüüd lähme võtame endale nii-öelda õhtusöögi. Koha nimi Antoli, kebab. Alosja, Alina. Küll me näeme koha peal. Igades Bolt Food töötab siin ja tellisime endale ette ja sealt korjame ülesse toidu. Saame nautida. Antalja kebab. Antalja kebab ja saame nautida õhtusöögi. No kus ta nii halb ilm sai? Kuule jah, siin midagi nüüd tehti valesti, et Narva ilmajumal nagu sülitab meie peale praegu. Oleme mingi ohverduse toomata jätnud. Mis tegid, Ranna? Millest üles? Vanasti mul oli väga imelik uni selle pärast. Aga jällegi peab neid voodid kiitma, tõesti pehme, vajusid sisse. Aga plaanis oligi tegelikult veidi pikutada, sest tulime varakult siia. Oleme juba kõndinud ja küll siin õhtu veel ees ootab. Jüri vaatab kohe meile siin otsa. Jüri vaatab meile ilusti, hoolitab meie üle. Ma ei tea, 5. korda näeme teda. Ütleb, et ära suitsu tee. Tuul on vastu ikka. Päikust. See oli halb mõte, proovid alt. No kurat küll. See oli ikka väga algeline vähe. Õige, nüüd võetakse meie toit ära, vaata nüüd võetakse meie toit ära. Kui on maksimaalselt 12 inimest, võime süüa siin õhtud läbi. Anna. Ootame lihtsalt. No, mis pitsa sa võtsid siis? Hawaii pitsa. Mulle maitseb ananaspitsa peal, andke andeks või järgi andke. Ja selline hea, singine ja ananassine. Lahti ei tee. Ja lahti. No, ei ole paksult õhuke. Ilus kohe tehtud. Pipart peale pandud, lõhn on hea. Aga ma kohe mekkima ei hakka, siin teised mehed muidu nägivad ära. Ma ostsin friikad ja mingi kanasalat, noh. Ma arvan, et tuleb päris hea. Kastet on tal, ma võtan friikid kindlasti ranna. On kastet? Isegi küsinud, et pandi kaasa. Küsiti palju tahad? Ei küsitud. Jaa, rahu. Täitsa uba nagu. Väga mõnus kohad. Päeval tuled väga ilus. Väga mõnus. Saunaruum seal. Mis ma hakkasin ütlema, peame üles tunnistama ja makkesin nüüd siis Bolti kulleriteks. Mina viin siis... Kuidagi peab raha teenima. Kuidagi peab siin Narvast raha teenima. Mina viin sellele alkoholi poeomanikule või teenindajale. Nii, aga järgmine peatus Arexes alkoholi pool. 2 litrine kokka, klaasid olemas hotellis, nii et läheb nautimiseks. Aga no mis praegu... Tervislik eluviis on läbi. Tervislik eluviis on läbi, andke andeks. Pole kunagi on. Aga mis on võib-olla selline praegu kokkuvõtte niimoodi õhtusse saabudes, et vene keelt on ikkagi vaja osata Narvas, mis on loogiline muidugi. Siin ju igal pool, paljud asjad vene keeles. Olen küll üllatunud sellest fakti. Jah, ma arvan, siin kõik teadsid juba seda. Aga et sellist eesti keeles suhtumist on ikka pigem vähe. Et ma julgen isegi pakkuda, et mõnes kohas saad inglise keelega enne hakkama, et siin teenindajad oskavad inglise. Noored. Jah, noored. No hotellis rääksid ka inglise keeles. Jah, hotell oli väga. Hotellis me alustasimegi inglise keeles
lõpetasime eesti keele, siis pärast pani veel seal vene keeles ka, kui oli vaja. Viisakalt tänasime seda jutustesse. Et no, et eks ta ole igas kohas, aga noh, Vene piiril nii lähedal täiesti aru saada samas, et midagi üllatavat ei ole. Ajalugu ka. Et kui tulete sõpradega, siis on ikka hea, kui ühel mehel on suus see keel nii palju, kui tal meeles 6. klassi vene keelest. Juba aitab kaasa päris palju. Väga hea tisu. Hea tisu. Nagu öeldud, friikad. Pungil täis, täielikult pungil täis. Ja siin kukkus natuke mingit vedelikku välja. Kanasaad, tule vaata seda. No, täitsa kena või? See on tõesti hea välja. Ei, näita enda pitsat siis. No, minul on siin Hawaii pitsa. Ma ei saa hea õhuke põhjaline. 7 eurot oli. Ma ei tea, palju rannatöit maksis. Aga jumal tavaline pitsa hinda väärt. Mulle maitseb. Hoki käib. CSKA ja Spartak Moskva. On külmas. On näljas. Jaa. On siia pidu panema. Ma arvan, et tuleb niimoodi, et ilma kaamerat isegi. Sellist asja hakkavad ka arvestama. Järjekord äkki ukse taga, kõik siin lällasid, lõbutsesid.